ma just ärkasin, kell on 7:40. Ma tahaks veel magada, aga ma ei saa. Aga oleme positiivsed. Täna on jõululaat. Me teeme väikse transitioni. Nii et 3, 2, 1. Väike kikupesu ka ikka hommikul. Ma igatsen suve, kui ma võisin lihtsalt oma lühikestes pükstes ja särgi suve minna. Aga nüüd ma pean mingi 10 kihti endale selga panema ja mul on ikka külm. Nii et ma olen küll suveinimene. Final fit. Selleks, et ma kooli õigeks ajaks jõuan, ma pean 8:10 startima. Ja ma olin tegelikult täna varem valmis juba. Aga somehow ma ikka startisin kell 8:10 ja see on iga päev nii. To be honest, ma isegi ei mäleta, mida kõike ma täna tegema pean, sest et hommikul mul on geograafias presentatsioon, siis 15:30 on jõululaat, 18:00 on mul autokool, pärast ma pean mingisuguse meediapostitused veel tegema. Kas see siis on kõik nüüd või? Ma olen nii näljane, ma tahan süüa. Eile õhtul. Mul oli eile õhtul nii palju tegemist, et ma nagu lihtsalt unustasin süüa. Nagu ma ei olnud näljane, ma lihtsalt unustasin süüa. Ja siis nagu pärast, kui mul olid hambad pestud, ma juba lebasin voolis, olin valmis magama jääma. Mul tuli meelde, et ma ei söönud. Ja siis mul läks kõht väga tühjaks. Ja noh, ma ei hakanud ju mingi öösel üles tõusma ja kööki minema, et endale süüa teha. Et ma lihtsalt ei söönud. Ja ma olen nii näljane. Ei ole mingit hommikupikut. Wow. Miks sul halb hommik on? Sest me oleme koolis. Tunnid hakkavad minuti pärast. Meie. Räägi, kuidas geoesitus läks? Hästi. Tere, Lauren. Vinkatund tegime. Hallo! Okei, me tegime kohutavalt. Kui siis, Bella, mis opid? Kui siis? See ei kohutav. See oli väga kohutav. Ma üritasin seisma asjad. Peaaegu sama kohutav. Ma ei saanud. No Viljem, mis me teeme? Tassime asju. Emotsioon. No nii, kuidas meeleolu on? Jee! Mingi pildistab mind. Siin siis on mu kava. Fire is slowly dying, and my beer is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Esimesed müüjad on kohale jõudnud, nii et lähme tervitame neid. Tervist! Siin on mu nunnupall Melissa ja ta koer. On hea või? Mega hea. Tulin jõululaadalt veits varem ära ja ma lähen autokooli, nii et jaus olla ma ei olnud päris kindel, mida ma seal filmima peaks, nii et näete, kuidas ma vett joon. Mul sai autokool läbi ja nüüd ma suundun poodi, et homseks kokanduse tunniks kana osta. Ma olen terve päev tundnud ennast nagu mingisugune influencer. Mis asi mu taskus on? Oh my god, šokolaad, see on mingi täiesti sulanud. No! Spetsiifilist leiba otsimast, et Maximis ei olnud. Ma kõndisin ja siis lampi mingi auto hakkab mind jälitama ja siis Anna-Liis ehmatab mind ja võtab mu peale, nüüd läheme koos poodi. See oli väga unexpected ja ootamatu peak experience. Pidigi selline olema. Ma sain oma kana, juhu! Hinnad on nii kalliks läinud ja see paneb mind nagu väga mõtlema,
kuidas inimesed peaksid suutma tervislikult toituma, kui tervislik toit nii palju maksab. Kodu kallis. Ma olin jälle nii kurb ja ma sain nii vihaseks, sest ma tahtsin endale toitu tellida, kuna mul ei olnud kodus väga midagi, mis mind nagu kutsuks. Ja ma läksin Bolti äppi, vaatasin, mida ma tellida tahan. Valisin nagu, äkki ma telliks Martensist midagi. Ei sponsoreeri meid, lihtsalt. Ja kell oli 20:02. Ja nad sulgesid 20:00. No, nii kahju oli. Ma ei unustanud täna õhtul süüa. Tõin nüüd endale normaalset toitu. Võib-olla ongi parem, et ma võtan skinni oli, sest et nüüd ma saan natukene tervislikumat toitu söö kui burger ja friikarid. Friikarid? Mis toimub? Burger ja friikad. Aga teist. Väga hea. Väike mukbang peab vlogide juurde kuuluma, nii et siin on minu mukbang. Nii, võtame siis ürituse paari sõnaga kokku ka. Minu arvates jõulupidu oli täiega lahe. Eriti mulle meeldis hoolekogu ja tegelikult terve kooli korraldatud Valge Kloveri fond ja see, kuidas nii-öelda loos oli korraldatud. Loosist, kes ei tea, siis nad korraldasid loosi, mis maksis 5 euri ja see nii-öelda summa läheb Valge Kloveri fondi ning auhind. Nii, see video kattis ennem ära, kuhu ma jäin. Auhinnad olid erinevate sponsorite poolt välja antud ning mina sain näiteks sellise šokolaadi, sellise kuivatatud pärnaveed ja kontserdipileti. Jõululaadastest räägiks ka seda, et tegelikult oli täiega lahe päev. Ja kindlasti tänan ka kõiki, kes aitasid korraldada, kes osalesid ja kõigil, kes lihtsalt külastamas käisid. Et tegelikult te kujutate, kui palju see koolile üleüldiselt tähendab. Nii et thank you all. See, mis on veel minu arvates väga lahe, on see, kuidas õpetajad meie kooli üritustest osa võtavad. Ma nägin vähemalt 15 õpetajat laadal ja täiesti top, täiega lahe on see, et isegi üks meie õpetaja müüs jõululaadal omaenda toodet. Vot, see on nagu nii lahe minu meelest. Õpetaja Kärt, ma tean, et sa vist ei näe seda, aga kas ma ikkagi palun saaksin inglise keelde viia? Ma tantsisin inglise keelsele tantsule. No please.